Head vaatajad, tere tulemast StarHubi inspiratsiooni podcasti. Loodame, et sellest saab mõnus traditsioon ja täna siin on hea meel tervitada meie esimest saatekülalist Nordic Business Forumi juhti Priit Liiv. Tere tulemast saatesse. Suur tänu kutsumast. Rõõm olla. No, kui sina peaksid selgitama neile vähestele, kes ei tea, mis on Nordic Business Forum, siis millega on tegemist? Nordic Business Forum ühest küljest on üritus, teisest küljest on ettevõte. Et me oleme selline 20-liikmeline tiim, kes siis tõenäoliselt on kõige rohkem tuntud sellega, et me oleme juba üle 10 aasta korraldanud ühte sellist suurt ärikonverentsi, mis tänaseks toimub Helsingis, aga alguse sai Jyväskyläst. Ja oleme kasvanud sealt välja natukene ka konverentsi frantsiisiks, et meist on nagu grupp välja kasvanud. Ja on nii-öelda kõrvalüritused või kõrvalsõsar ettevõtted tänaseks juba ka Norras, Amsterdamis ja Londonis. Aga mina olen Nordic Business Forum siis Helsingis toimuva ürituse ja Soome ettevõtte eestlasest tegevjuht ja 8500 inimest on meil sel aastal osalemas, ehk siis suhteliselt suurema staabiga üritus ja ettevõttena selline 20 inimest on meil siis aastaringselt sellega rakkes. See on ikkagi päris muljetavaldavalt suur konverents, et kui suur see ettevõtmine üldse seal koha peal on, tuua mõned näited ja võib-olla ka need nimekad konverentsi siis esinejad, kes seal on, et võib-olla nendest ka mõned näited tuua? Jah, et ütleme, meil on selline lõõtsa süsteem siis meeskonna mõttes, et nagu ma mainisin, siis meil on 20 inimest, kes siis aasta läbi on tööl. Ütleme, pooled sealt on võib-olla sellise müügi, äriarenduse, turundusega ja teine pool on siis produktsiooni ja nii-öelda ettevalmistamisega seotud. Aga üritusel lähenedes me värbame päris palju personali juurde. Meie enda selline palgal olevate siis ajutise projektitöötajate hulk kasvab circa 250 töötajani. Et nad on enamasti tudengid, kes on ütleme sealt 15-20 inimest on natukene pikema aja jooksul seotud ja siis 200-220 on selline ürituse lähedal mõned nädalad seotud. Ja kui me võtame tehnilise personali, kõik toitlustajad, turvad, et siis meil on ürituse ajal umbes 1000 inimest panustab sellesse, et see üritus saab siis klientide jaoks valmis ja hästi korraldatud. Okei, väga suur ettevõtmine. Ja nüüd, kui need külalised on kohale jõudnud, suur tiim kohale jõudnud, siis tagasi tulles selle juurde, et mitte ei saa mööda minna. Mina mäletan, et kunagi oli näiteks esines seal Barack Obama, Simon Sinek tuleb tuttav, et kes veel tuntud nimedest on Nordic Business Forumil üles astunud? Tõsi jah, et see on selline üks asi, mis võib-olla meie brändiga käib kaasas ja me natuke proovime ka sealt seda, et nende kõlavate nimede taustal on üha rohkem nagu fookus sellele, et Nordic Business Forum on juba iseenesest põhjused kohale tulla, aga ütleme, sa paratamatult saad tähelepanu, kui sa tood nimekaid esinejaid, et meil on õnnestunud aastate jooksul seda teha ja võib-olla see alguse kasvulugu üldse saigi alguse sellest, et 2011 aastal õnnestus asutajatel tuua Al Gore Jyväskylä, mis siis ütleme, me oleme Viljandis täna, et see paneb nagu ka, et see ei ole nagu pealinna toomine, vaid väike linna, USA asepresident tuua, oli suur asi omal ajal, aga hiljem meil on olnud rõõm siis võõrustada Arnold Schwarzeneggerit, Barack Obamat, Sir Richard Bransonit, George Clooneyt, Will Smithi. Osad neist on sellised rohkem nagu meelelahutus, äri taustaga, teine osa siis on siis ettevõtluse taustaga või siis sellised juhtimismõtlejad, Brené Brown, Adam Grant, lisaks Simon Sinekile, Amy Edmondson, et see on ütleme selline rõõm ja privileeg olnud olla nagu sellel reisil kaasas ja ka huvitavate inimestega siis hetkeks vähemalt siis kohtuda ja tutvuda. Okei. Nagu ka mul sinuga kusjuures ja meie tutvus sai tegelikult alguse JCI-st.
ja tahtsin küsida huvi pärast, et millist rolli JCI sinu elus on mänginud? No väga olulist, et alustagem siis sellest, et tänu JCI-le mõnes mõttes on mul täna nii-öelda hea suhe abikaasaga ja 3 väga toredat last, et sellest ei saa ka mööda minna, et JCI paratamatult oli selline koht, kus sa tutvud inimestega, kes siis jagavad mingit väärtusruumi sinuga ja sealt võivad siis mingid muud suhted edasi arendada, aga see ei ole nagu peamine fookus ju ilmselgelt, et pigem ta on nagu rikastanud ikkagi tutvusringkonda laiemalt, on mõned väga head sõbrad siiani JCI-ga seotult, aga ma arvan, et tol hetkel, kui ma liitusin, see põhiline nagu driver minu jaoks oli see, et ma olen Saaremaalt pärit, ülikoolis käisin Tartus, siis kolisin Tallinnasse. Sa hakkad kuskil tööle, sul tekivad inimesed nagu siis, hea on, kui sul on töökeskkonnas inimesed, kellega sa hea meelega käid ka vabal ajal läbi, sul tekib mingi võrgustik, aga see paratamatult on mingisuguse ühe nii-öelda industry või sellise valdkonna keskne. Ja ma tahtsin, et see oleks natuke laiem, et see põhiline väärtus ühest küljest oli nagu võrgustiku ja silmaringi laiendamine, et sul tulevad sinna kokku väga erinevatest valdkondadest inimesed, et on hea õppimisvõimalus ja siis katsetamise võimalus, et sa teed erinevaid projekte, et võrgustik ei teki ka lihtsalt see, et ma lähen pubisse välja ja teeme koos, käime pidudel, et kui sa mingid projekte või selliseid sündmusi korraldad, siis nii-öelda ühised võitlused ühendavad, et siis sa näed inimest ka nagu sellises mängulises töökeskkonnas, et ta ei lähe nagu päris tööks, aga samas mingisugused asjad joonistuvad välja, et siis tekib ka selles mõttes nagu mingi usaldus inimeste vastu, sa saad seda hiljem siis ja kontaktid ja võrgustik, et ma arvan, et see on nagu olnud see panus ja just need inimesed tulevad eluteel hiljem erinevates situatsioonides vastu siiamaani. Nagu praegu. Absoluutselt. Nüüd, kuidas sina sattusid Nordic Business Forumi tiimi, et milline su professionaalne taust on? Suuresti ta on müügiga seotud, mitte niivõrd isegi ürituskorraldamisega, kuigi on seal episood vahel, kus ma tõesti koolituste ja mentorprogramm siis ettevõtluse arendamise sihtasutuses oli vahetult enne, mida ma juhtisin. Aga ma pigem olen ennast defineerinud siiski müügiinimesena, et ma alustasin kunagi sellises ettevõttes nagu Pristis nõrkvolusüsteemide müümisega. Ja organisatsioonidest veel rääkides, siis tudengi ajal olin organisatsioonis ISEC, mis on samamoodi selline vabatahtlik ühendus. Ja mõnes mõttes tuli ka seal müüki teha, et praktikavahetusprogramm, mis oli tasuline, tuli ettevõtetele müüa, et see oli selline esimene siis katsetus. Aga Nordic Business Forumisse ma alguses arvasin, et see on selline projekt, et ma avastasin mingil hetkel, et selline üritus toimub, Richard Branson on Jyväskyläs tulemas, mulle väga inspireeriv inimene, panin kogu oma koolituseelarve mängu, läksin osalema ja siis hakkasin vaatama, et kodulehte, mingi hetk nägin kuulutust, et otsivad inimesi Rootsis, Soomes ja ka Eestis. Ja siis ma kirjutasin ja siis saime ürituse eelnevalt nagu asutajaga kokku. Siis ütles, et tule, vaata kui meeldib, siis räägime edasi. Ja siis vahetult peale seda esimest üritust, siis ma arvasin, et ma tulen nagu projektiga kaasa. Hakkasin nii-öelda Eestis seda tutvustama, sisuliselt telefonimüüki tegema. Mul ei olnud mitte midagi, brändi, ei olnud veel kuskil, keegi ei teadnud. Aga siis umbes poole aasta pealt ma sain aru, et ma ei saa nagu seda ainult projektina võtta, et tuleb rohkem sisse minna ja siis ma olen sealt nagu edasi nagu toimetanud, et alguses müük, siis mingid muud asjad sinna juurde ja nüüd viimased 4 aastat tegevjuhina toimetanud. Aga nüüd see, Nordic Business Forumi sinu tippu tegevjuhiks liikumine, et kas see on lihtsalt nagu juhuste kokku langemine õnn olnud või ikkagi selline sihikindel töö sul?
no ta ei ole selles mõttes sihikindel töö, et ma tegelikult ei näinud, et see on realistlik, et ma ei ole kunagi Eestist ära tahtnud kolida, et ma alustasin nii-öelda Eesti turuga toimetamise, see oli mu fookus, et mul pidingi Eestis olema. Ja siis ma mõtlesin, et see ongi mu lagi, et ega ma nii-öelda juhtimistasandile seal ei jõua puhtalt logistilise asja pärast, aga meil on üsna aastate jooksul asutajaga tekkinud väga hea selline usalduslik suhe ja eks ma olen ennast seal erinevates situatsioonides siis tõestanud piisavalt, et tema küll tegi vihjeid juba varem, et äkki sa tahad kolida ja nii edasi. Siis tuli COVID. Me 2 aastat üritusi üldse ei korraldanud. Või ütleme 2 ürituse vahele jäi 3 aastat. COVID järgselt eelmine tegevjuht siis liikus uuele ametikohale ja mina olin tol hetkel siis nii-öelda COO või selline second in command, ilus eesti keel, ma tegelikult tahaks rohkem eesti keelt rääkida, aga töökeel on täna inglise keel, siis tuleb operatiivjuht või kuidas operatsioonide juht, jah. Et siis tuli see pakkumine, et kõigepealt siis katseajaga ja et kui tiim võtab vastu, et siis jääb nagu püsivalt see lahendus. Ja miks ma selle COVID-i toon välja, et ma täna juhingi hübriidmeeskonda, et mul on inimesed laiali Soomes mingi 4-5 asukoha vahel, aga lisaks on inimesed Rootsis, Norras, Montenegros, Eestis. Et ma olen sellise hajusmeeskonna juht ja selles mõttes see on see nagu õnnekomponent seal, et mõnes mõttes see kriis ja COVID kuidagi muutis neid tööparadigmasi, et mitte ainult nagu kaugtöö ei ole nagu võimalik, vaid kaugjuhtimine ka, eks. Aga teine on see, et siis ikkagi sa pead olema millegagi ennast varem tõestanud, et mul on õnnestunud siis Eesti turu kasvatamisega seda piisavalt teha. Ma olen alati nagu vaadanud ka ja mida ma võib-olla täna inimestele, kes siis, ma ei tea, karjäärinõu või mingisuguseid soovitusi küsivad, et siis üks asi on see, et mõtle alati nagu one level up on ju, et võta vastutust rohkema eest, kui su otsene tööroll või töökirjeldus nagu ette näeb. Et ma olen nagu seda vastutust proovinud võtta ja mingi hetk seda märgatakse, et ma ei ole kunagi küsinud ametikõrgendust ega midagi sellist, et see on alati nagu tulnud siis pakkumisena, aga selleks sa siis pead ennast enne näitama, tõestama, et isegi ta tuleb loomulikult, et kui ma olen nii-öelda inimestele ka seda ütelnud, et vastutust ei saa anda, vastutust võetakse ja ilmselt siis ma olen seda ise ka teinud, et sa lihtsalt teed asjad ära ja siis keegi märkab, et okei, tema kätte võib asju usaldada, et seal on hoitud. Kui nüüd vaadata seda konverentsi programmi, siis see on ikkagi väga mitmekülgne inspireeriv programm. Või kui te programmi kokku panete, et kuidas kas te valite neid inimesi või kuidas selliseid nimesid saada, et see võib ju olla kahtepidi, et ühtepidi, et teie olete nii suur sündmus, et soovitakse sinna saada või pigem ikkagi niimoodi, et peate ise neid suuri nimesid kutsuma? Jaa, no mõlemad toimivad, eks, aga paratamatult on see, et ühesõnaga, kui ma vaatan enda LinkedIni, siis neid kutseid, et okei, et ma olen see ja see esinejana, et see on see mu profiil. Ikkagi soovitakse tulla. No seda on väga palju, on ju, aga enamasti see on ka tegelikult päris karm turg, kui ma mõtlen, et need inimesed, kes ennast nagu esinejana profileerivad ja tahavad kuskile lavale saada, see on päris karm konkurents ja enamasti see ei ole see viis, kuidas meie lavale jõutakse. Et meie oleme ise ikkagi see aktiivne pool, et me teeme selle valiku enne ära, et me teame, keda me tahame, miks me tahame. Et meil on piisavalt siis nagu infokanaleid, et see valikutöö nagu enne ära teha, et ja see, mis kriteeriumite alusel, et ühest küljest meil on igal aastal mingisugune teema, ehk siis või 3 alateemat ka, et sa pead oma fookusega
sinna mahtuma, et sa oled ekspert selles valdkonnas. Teine on see, et sul peab ekspertiis olema, et selline tõestatud asi, et sa lihtsalt oled lugenud mingid asju. See ei ole mitte positsioonis, vaid sa oskad seda teemat. No, ütleme, seal on kahte asja, et ühed on sellised, kes on võib-olla akadeemilise taustaga, päris teaduslik nii-öelda research, raamatud kirjutanud, professorid, et see on selline akadeemiline maailm. Teine on nii-öelda kogenud inimesed, ärijuhid, kes on ennast nagu ettevõtlusega tõestanud või juhina tõestanud. Ja ütleme, see nagu kolmas kiht seal peal on, et sa tegelikult pead ikkagi olema väga hea esineja ka, et sa ei saa ainult nagu sisuga meie lavale ei pääse, sest et me tahame, et see õppimise kogemus osalejal oleks ka inspireeriv. Et me usume seda, et kui see keskkond on inspireeriv, siis nii-öelda inimesed mäletavad neid asju, mis tekitavad neist emotsioone. Mälu lihtsalt on efektiivsem. Ja sa pead ka esinejana seda suutma teha, emotsiooni pakkuda. Et see on nagu päris suur kriteerium. Aga seal on see asi, et lihtsalt, et kui sa optimeerid ennast avalikule esinemisele ja sisu taga ei ole, et või on selline nagu self-help temaatika, et siis see ei ole meie fookus, et me oleme ikkagi meie publik on enamasti ikkagi ärijuhid, meie fookus klient, kellele me oma sisu kohandame, on nagu inglise keeles on C-level, ehk siis senior taseme juhid. Et seal ei ole see, et kuidas ma paremini nii-öelda ainult nagu goal setting ja dream boards, et seal on. Me räägime ikkagi strateegilistest ja out of box lahendustest ja nii edasi. Nojah, seal on võib-olla mingisugused teemafookused, et mõnel aastal on nagu strateegia, teisel aastal on turundus, kolmandal on mingisugused kultuur, inimeste juhtimine on nagu üldine layer seal peal on ju. Et aga ikkagi nagu ärikesksed teemad. Ja üldinimlikud ka, aga just juhtimislikust vaatest, et kuidas siis ennast nagu juhina juhtida energiat ja kõike seda ka, aga jah. Midagi ma vastasin su küsimusele? Ja, ei vastasid kahtlemata, aga nüüd vaadates seda konverentsi üldiselt, siis kuidas ta mõjutab kohaliku äri kogukonda, et võtame sealt kõigepealt võib-olla huvi pärast selle Soome mõõtme, näiteks Soome ürituse puhul ja võtame siis laiemalt selle Nordics mõõtme, et kuivõrd suurelt see üritus mõjutab seda äriringkonda, mis meie ümber on? Ma arvan päris palju, et kui ma Soome puhul vaatan, võib-olla mastaapi ka, et meil on osalejate arv on, ütleme sel aastal rekordina on 8500 osalejat, aga meil on ka selline kaugvaatamise lahendused siis, kus inimesed on seal circa hinnanguliselt 20-30 000 vaatajad siis erinevate livestreami lahenduste kaudu. Ja mis juhtub ja mis natukene mõnikord on kriitika konverentsi formaadi kui sellise osas, et inimesed tulevad kokku, inspireeruvad, siis lähevad kontoritesse ja siis on 3 päeva nädal aega on entusiasm ja siis nagu midagi ei juhtu, on ju. Aga mis ma arvan, et meie roll on ja mida me tegelikult ka kliendi tagasisidest nagu järjest saame, et mul on väga hea meel kuulata neid kliendilugusi, kus inimesed tulevad kogu management tiimiga, teevad pärast nagu debriefing sessioonid, õhtul on restoranides, siis lähevad, võtavad oma ettevõtte nagu mingid teemad lauale, osad teevad sellised koolituspäevi pärast nagu siseselt edasi ja siis on terve hulk selliseid ka mingid koolitusettevõtteid ja konsultante, kes võtavad need teemad siis nagu ettevõtetes pärast selliste süvaprogrammidega lauale ja Soomes ta käib nagu niimoodi, et meie roll on natuke mingid teemasi nagu tõstatada ja siis sa näed, kuidas need samad nagu teemad nagu ringlevad mingites väiksemates gruppides aasta jooksul nagu edasi, et see tekib nagu mingi ühine keel, ühine nagu kontekst,
et vaat seal räägiti sellest, kuidas meil sellega on ettevõttes või kuidas teil sellega on. Et ma arvan, et see on selline suur roll, et mingid teemad üles tõstatada ja lasta inimestel nendega edasi tegeleda. Teine pool on siis inimesi kokku tuua, et meil on igas riigis on tõenäoliselt sellised juhtivad üritused ja nüüd väiksed ühiskonnad. Soome on väike ühiskond samamoodi nagu Eesti. Kõik teavad kõiki nagu nii. Aga me proovime olla ka selline nagu regiooni ülene platvorm siis, et olla see üks kohtumispaik, kus baltlased suhtlevad Põhjamaa inimestega ja vastupidi on ju. Et meil on üle 2000 inimese Baltikumist näiteks tulemas Nordic Business Forumile ka, kus sa siis eestlased ei käi Lätis konverentsil enamasti või Leedus on ju. Aga see on nagu hea võimalus saada kokku siis ja oma naabrit tundma õppida. Väga äge. Nüüd sinu enda kõige meeldejäävamad hetked nendest konverentsidest, et mis sul kõige sellised eredamad mälestused on, mis sinu jaoks olulised on? Kuna ajalugu on juba pikk, et siis neid mälestusi koguneb, aga mõnes mõttes, ütleme, me elame seda konverentsi, meil on see üks üritus aastas ja see toimub 2 päevaga ja siis on nagu nipsust läbi on ju, aga tegelikult me elame selle ettevalmistamise rütmis terve aasta läbi. Ja sa nii-öelda tegelikult võib-olla mõnes mõttes kõige põnevam hetk on see ettevalmistuse hetk, et sul on mingid plaanid, sa oled seda layout plaani ja kõike nagu näinud ja siis on see build up day jälle inglise keeles, aga need on need terminid, mida me töökeskkonnas kasutame. Nii öelda siis selle konverentsi keskkonna ülesseadmine. Just, jah, et põhimõtteliselt me teeme seda messikeskuses, kus on nagu lihtsalt betoonpõrandad ja koledad seinad on ju. Puhas lõuend. Ja siis sa hakkad seda ehitama ja siis sa näed, kuidas see asi hakkab nagu valmis saama nii, nagu sa seda oled ette kujutanud ja planeerinud. Ja siis vahetult enne esimest konverentsipäeva need peaproovid, kus on ka kogu see valgus. Me teeme nagu kuiva proovi, räägime nii-öelda, laseme neid slaide läbi, avavideod, asjad ja siis näitleme ise neid nagu esinejaid on ju. Et mõnes mõttes see on selline hea kohtu alati, kus olla. Et okei, nüüd varsti on see showtime ja hakkame minema. Et siis on erinevaid situatsioone veel, et mõnede esinejatega ja pärast tiimiga tähistamine ja nii edasi. Ja siis üllatuse esinejad, et me tihti kasutame ka, ütleme, hea, kui sa saad mingisuguseid lugusi luua, et näiteks meil oli ühe ürituse lõpus, meil oli klaverimängija koridoris, kes lihtsalt mängis taustamuusikat, et inimesed lahkuvad, et neil oleks hea meeleolu. Ja siis seal oli üks koristusettevõtte Sol, üks selline immigrandist töötaja, oli oma koristusriietega seal ja siis ta järsku läks selle klaverimängija kõrvale ja hakkas laulma Whitney Houston ja I Will Always Love You. Ja see oli nagu, wow, ülivägev hääl. Meil kaasasutaja tegi sellest video, postitas LinkedIni ja see oli nagu päris hea selline viraalne kogemus. Ja 2 aasta pärast meil tekkis mõte, et aga tooks selle sama koristaja lavale. Ja siis me tegime sellise opening show või ühesõnaga, tal oli live band, ta oli pealaval ja laulis seda sama laulu ja me nii-öelda kuvasime seda videot siis ka klientidele, et selliste emotsionaalsete kogemuste pakkumine klientidele, ma arvan, lugude kaudu on endalegi meelde jääv. Väga äge. Ja nüüd sa rääkisid just sellest nagu build-upist ja üldse sellest ülesseadmisest, et kuivõrd keeruline logistiline ülesanne see üldse on? Et kui mastaapne see logistika seal taga on? Jah, ütleme, kui ürituse formaadist veel rääkida, et enamus suuri selliseid konverentse võtame Slush, mis on näiteks startup üritus Soomes selles samas keskkonnas, kus meie oma üritust teeme ja tegelikult on osalejate arvu poolest suuremgi. Aga mis meie ürituse teeb keeruliseks logistika mõttes on see, et meil on kõik see 8000-7000 inimest on korraga ühes saalis
kuulavad nagu teatris ja siis nad tulevad korraga sealt välja, tahavad korraga süüa, tahavad korraga vetsu saada, tahavad korraga saada jopesi kätte, kui nad välja lähevad. Ehk siis nii-öelda need pingepunktid tekivad nagu ühe korraga, kui sellistel tehnoloogiakonverentsidel tihti on paralleelsaalid, programm toimub kogu aeg, pausi kui sellist ei olegi. Just. Siis meil on see väga suur fookus, et kuidas see inimeste liikuvus on, et koridorid, bufeeliinid, meil on nii-öelda toitlustus hinna sees, aga kõige selle korraldamine, et inimesed saavad selle kiiresti kätte, et toit ei jahtu maha. Päeva lõpuks seda teevad professionaalid, aga meie peame selle logistika seal taga nagu läbi mõtlema koos nendega. Et on erinevad arvutisimulatsioonid, evakuatsiooni simulatsioonid, et see on päris suur fookus meil. Et seda kõike sulle ei suuda välja seletada, kuidas ta käib. See kõlab nagu ikkagi väga detailselt läbi mõeldud. Ja ütleme WC-d on ju, et kui keegi suudaks ära lahendada naiste WC-d, et kui palju on piisavalt, et siis see on kõik ürituskorraldajad on ukse taga. Aga näiteks need ka, et sul kunagi ei piisa sellest, et sul on ainult nagu venue enda WC-d, et me alati peame lahendama seal juurde. No, aga kuidas te mõõdate üldse selle Nordic Business Forumi edu, et siin on nagu, kindlasti saab võtta materiaalseid mõõdikuid nagu ürituse käibed, mis on, ütleme, ettevõtete puhul suhteliselt tavalised, aga mis on teie enda sellised KPI-d, et kuidas te seda edu mõõdate? Ma saan aru, et kui inimesed pärast lähevad kontorisse, teevad erinevad initsiatiive, inspireeruvad sellest, ka seda on väga raske mõõta, aga kuidas te ise seda edukust hindate või mis teie jaoks oluline? Ma arvan, mis on universaalne, ma arvan, igale ettevõttele, et ma käisin ühel koolitusel hiljuti ise ka, on Keith Cunningham, kellel on väga head küsimused. Üks ta küsimus on see, et mõtle sellele, et kui suur su äri oleks, kui sul oleks alles kõik kliendid, kes kunagi sind üldse proovinud on. Ma arvan, et see on väga hea nagu edu mõõdik, et kui paljud kliendid tulevad tagasi. Et kui ma mõtlen ka konverentsi peale ja võib-olla meie sellise brändi peale, et mõnes mõttes võib-olla on oht tekkima nagu selline oht, et meil on mingi maine, on selline hype ja mingi hea esineja ja inimene tuleb ja siis ta saab, et okei, aga nüüd ma olen nagu selle kogemuse kätte saanud ja tore oli, otsa sai, järgmine kord ei tule, et ma tean, mis see on. Aga see, et see sama klient tunneb, et okei, et aga ma sain tegelikult piisavalt väärtust, et tagasi tulla. Ja meil on sellega olnud ajalooliselt väga hästi ja ma arvan, et see on ka kasvu alus olnud, et sa tegelikult ehitad seda ikkagi nagu lojaalse kliendi peale. Alati sul kukub mingi osa kliente ära, aga et sul on tugev baas, kes armastavad sind, et sa lood neile väärtust ja nad tulevad aastast aastasse tagasi. Ma arvan, et see on see ja me ei saa nagu täpselt ei tea kõiki, et kelle äri, kui palju kasvas ja kes mingi idee. Me kogume neid lugusi. Ma arvan, et see on väga hea, et ja minu ülesanne, ma olen endale võtnud selle, et kui ma klientidega räägin, mingit head lugu kuulen, et ma proovin selle oma tiimile tagasi viia. Sest et kui sa oma töö tulemust need kord aastas, et siis tegelikult on võib-olla aasta keskel juba raske seda nagu mõtet näha, et okei, et kas mu tööst midagi sõltub või muutub ka, on ju. Aga läbi nende lugude ma saan tuua selle töö tulemuse ka selle inimeseni, kes seda ette valmistab. Et ma arvan, need on need tähtsamad asjad, et kliendile väärtuse pakkumine, selle tõestus läbi lugude ja nende käitumise, et kas nad tulevad tagasi. Nüüd nende ürituste vältel sa puutud kokku ka erinevate liidritega, nii äriliidritega, eestkõnelejatega, et kui nüüd võtta üldisemalt seda vaatenurka, et mis sa tunnetad, et mis on tänapäeval need teemad, millele äride eestvedajad peavad endale teadvustama? No, ütleme, millest sa üle ega ümber ei saa.
just nagu tänases hetkes on kogu see tehnoloogiline muutus, eks. Et kuidas see inimeste nagu töökorraldust muudab. Ja teine pool, ma arvan, on seal, see on mulle endale nagu tekkinud ka ajas, ma olen selle nagu tähtsusest üha rohkem nagu aru saanud, et muidu me räägime hästi palju ettevõtte kultuurist. Aga kuidas sa kultuuri juhid olukorras, kus sul on nii-öelda üha rohkem kaugtööd, kus sul on erinevad, ma ei tea, mõnel juhul 3 või ekstreemsel juhul 4 generatsiooni korraga nagu ühes ettevõttes, kes teineteist ei näe ja samal ajal sul on vaja nagu äritulemusi tuua. Aga see kultuuri juhtimine, ma arvan, on nagu ülioluline. Mõnes mõttes see, mis praegu Eestis laineid lööb ühe panga näitel ka, et seal on see omanik tahab teatud tüüpi kultuuri, ma ei anna hinnanguid, milline see on või ei ole, aga et see on nagu see, mida ta nagu tegelikult ütleb, et minu jaoks see kultuur, kuhu me nagu liikusime, ei ole praegu rahuldav, et ma tahan nagu mingit kultuurilist muudatust saada. On ju. Ja kusjuures tooksin seal sisse, et see sama omanik viitab siis natukene mittemateriaalselt väärtustele, et räägib nagu oma ettevõtte vastu pisut, et kõik ei ole ainult kasumisjutt, et seal on nagu ühiskondlik roll, ta viitab sellele, kui ma mõtlen sellele. Ja no ütleme ühiskondlik roll, mis võib-olla meil oli eile endal üks selline kliendiüritus ka, et millest me rääkisime, oli siis konkurentsivõime, et kuidas me nagu piirkonnana täna rääkides Euroopast, aga ütleme Soome majandus ka on ikkagi päris pikalt olnud stabiilselt kas kahanev või hästi vähe kasvav, eks. Et sellise ambitsiooni nagu tagasi toomine ettevõtluskeskkonda Euroopasse, aga igasse ettevõttesse ka, et see on nagu oluline teema. Ja kuidas sa üldse navigeerid selles keskkonnas, kus maailma nii-öelda mängureeglid hakkavad muutuma, et ma arvan, juhtidel on nagu täna nagu see, mida suurem ettevõtte, seda suurem see keskkonna nagu komponent sul ka seal on, et väiksematel ettevõtetel võib-olla sa tunned seda vähem, aga kui su nagu toormed tarneahelad asjad nagu hakkavad katki minema, toormehinnad tõusma, et siis see mängureeglite muutumine on nagu väga oluline, et maailma nii-öelda jõujoontest nagu arusaamine. Aga teile endal samamoodi, et mis on teie enda konverentsi korraldamise väljakutsed siin muutuvas maailmas? No me proovime enda nii-öelda väärtuspakkumist kogu aeg kriitiliselt hinnata, et mõnes mõttes see surve just kui alati on, et okei, et mis see järgmine nagu, et see formaat on ju nagu olnud nii kaua, et mida te nagu, mis te uut siia maailma toote on ju. Et kas peaks tegema, eriti COVID ajal oli see, et kas see maailm liigub puhtalt nagu digitaalsesse või mitte. Et kui ma nagu hästi konkreetselt räägin, siis meil on just see sisemine uuenemine, et kuidas sa suudad, kui ma rääkisin korduskliendist, kuidas sa suudad sellele korduskliendile siis piisavalt palju uuenduslikkust pakkuda ka, et jah, esinejad on iga kord uued, aga kas on formaadis ka midagi, mida saab teha, et millised on need tarbija, ütleme meil tegelikult ka generatsioonid vahetuvad, on ju, inimesed on harjunud sisu teistmoodi tarbima, et kuidas teha seda rohkem kaasavamaks, samas kui skaala on see, mis ta on, et kuidas tekitada selliseid siis niši lahendusi suure formaadi sees. Aga teistpidi, mis me näeme, et kui me räägime AI näiteks võidukäigust, on ju, et me tegelikult natukene ehitame selle narratiivi peale, et selliste nagu digitaalse sisu, AI genereeritud sisu maailmas sellise nõudlus päris kogemuste järele tegelikult võib hoopis kasvada. Ma just mõtlengi seda, et kuidas see AI ja tehnoloogia üldse hakkab seda ärivõrgustik mõjutama, et just kui AI tuleb nagu igasse protsessi sisse suuremal või vähemal määral,
et kas võib-olla äkki pöördub vastupidi, et inimesed tahavadki sellist, et see on see koht, kus saab ju sellist inimlikku lähenemist või ma arvan, et suhete olulisus tegelikult ajas kasvab, et kui ma võtlen ka näiteks seda, ma ei tea, äritegemist müüki, eks, minu tähelepanu täna saada meili teel ka on nagu ajas üha raskem, sest see tulv, mis tuleb mulle AI poolt genereeritud personaalseid pakkumisi, on lihtsalt nagu muljet avaldavalt suur. Aga samas, kui ma tean mingit inimest, kes mulle saadab mingisuguse sõnumi, et siis, ja ma arvan ka tööturu kontekstis, et see nii-öelda, kui sind teatakse, siis sa ikkagi nagu eristud konkurentsisituatsioonis, aga kus kõik saavad AI põhjal CV-si genereerida ja saata töö selliseid ilusaid motivatsioonikirju on ju, et siis sa tegelikult upud lihtsalt sinna massi ära. Et ma arvan, et ärivõrgustike osas füüsiliste kohtumiste päriselt toimivate suhete olulisus nagu ajas kasvab, usalduse tähtsus kasvab. Okei. Nüüd sinust endast rääkides veel, et mida sa endas kõige enam arendanud oled oma karjääri vältel? Hea küsimus, et ma arvan, areng toimub taustal kogu aeg niimoodi, et sa ise ei pane seda niimoodi nagu tähelegi. Ma arvan sellist enesekontrolli, ma tegin kunagi võib-olla rohkem teravamat huumorit, nüüd juhi rollis sa pead seda kindlasti väga palju kontrollima, et sind valesti ei mõistetaks, ma arvan, poliitikud võiksid seda ka teha. Et see teine asi jälle, mis inimestega seostub, et ma olen olnud üsna selline iseseisev oma töö juhtimises ja näiteks tagasiside andmine, et see on olnud mul oluline, et positiivse tagasiside andmine töötajatele, selle tähtsus on mulle nagu hakanud kohale jõudma, et märka inimese tööd ja anna õigel ajal tagasisidet ja ka sellist nagu toetavat tagasisidet. Paljud tööd või mu enda töö, kui me müügist räägime, on olnud selline, kus numbrid annavad ise on ju, müügi saad, sa tead, et sa müüsid on ju, ja mul ei ole vaja, et ülemus ütleb, et sa olid tubli on ju. Ma tean, et ma olin tublim, sest et numbrid räägivad selle ära. Aga on väga palju töid, kus tegelikult, mis on mingid kvalitatiivne või projektijuhtimised asjad, et siis on oluline, et keegi märkab ja seda pingutust tunnustab. Ja ma olen proovinud seda endas arendada. Okei. Nüüd iga inimene jõuab sellise nagu tähelepanekuteni oma läbielamiste juures ja siis selline huvitav küsimus. Ma ei tea, kui lihtne selle on vastata, küsida on kahtlemata lihtne, et mis on sinu jaoks edu vanem? Küsida on kindlasti küsida on lihtne. Mis on sinu jaoks edu vanem? Ma arvan, üks osa vastusest võib-olla on seal, et äkki oli Ray Dalio ühes intervjuus viitas sellele kontseptsioonile, et sa pead aru saama, et what's in your nature, ehk siis enese teadlikkus, et see edu valem, nagu universaalse valemi andmine on hästi ohtlik sellepärast, et inimeste loomused, naturaalsed tugevused on väga erinevad ja sa ei saa mängida kellegi teise edu valemile, sest temal on hoopis teistsugused tugevused kui sinul. Ehk siis ma arvan, üks osa edu valemist on see, et sa teed endaga tööd, saad aru, mis on sulle omane, mängid oma tugevustele, arendad neid tugevusi, tegeled nõrkustega ka, aga enese teadlikkus. Ja ma arvan, teine osa on, mida ma oma lastele proovin ka praegu ikkagi meelde tuletada, on pingutamise muskel, mida peab treenima, et sa selline, ütleme süsteemid ja rutiinid igal juhul nagu trumpavad selle tahtejõu üle, on ju. Et sa ei saa ainult tahtejõud kulub ära, et sul on vaja nagu süsteeme enda elus. Aga see, et sa harjud nagu
ka pingutama ja mingitest rasketest olukordadest läbi minema teadlikult selle treenimine. Et ma arvan, et see on nagu see teine osa. Okei. Ja kas nad on korrutuse või liitmises, et seda ma ei tea. On toodud, et korrutamine pidi olema, et kui midagi ära langeb, et nagu null. Just. Aga lõpetuseks, milline mõte või moto on sind enim inspireerinud? Mulle meeldivad klassikud ja ma ei tea, mis vanuses meil publik siin podcastis on. No me ka alles sama teada. Et Jim Rohn on selline nii-öelda guru, kes enam kahjuks ei ela, aga kui ta elaks, siis ma kindlasti käiks korduvalt ta koolitustel. Aga üks mõte, mis tema on nagu öelnud, on see, et ma ütlen selle inglise keeles, kui sobib. Jah, absoluutselt. Et ma proovin seda korra meelde tuletada, aga ühesõnaga, et ma tsiteerin kõigepealt eesti keelde, et ära mõtle selle peale, et mida sa mingi töö juures saad, vaid kelleks sa saad. Et see on, ma arvan, see eestikeelne tuum. No matter what you do, who you become. It's not, the important question to ask is not what you get. The important question to ask is who you become. Ehk siis, kui sa lähed nagu noore inimesena kuskile tööle, ära mõtle, et kui palju palka sa saad või kui palju hüvesi sa saad töö juures, aga et mis keskkonnas sa oled ja kuidas see keskkond sind inimesena kujundab. Et kes on need inimesed su ümber, milliseid suhteid sa suudad selle tulemusel luua ja milliseid isiksuse omadusi sa arendad, et kui see keskkond on selline, mis sind natukene sunnib nagu pingutama ja uusi oskusi arendama. Väga inspireeriv mõtle. Aitäh sulle tulemast! Aitäh kutsumast, Rode!